Tervist kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2019. aasta laia matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile koolis õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harna materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Sirge S läbib funktsiooni fx 0,5x kuubis miinus 3x ruudus pluss 6 ekstreemum punkte. Punkt 1. Koostage sirge S võrrand. Meil on vaja leida ekstreemum punktid, seega võtame esimese asjana funktsioonist tuletise. Paneme võrduma nulliga ning sulgude ette saab tuua 1,5 x-i. Seega x kohtadeks on meil 0 ja 4. Et leida ekstreemum punktid, tuleb x kohad panna algsesse funktsiooni. Kui panna 0, tuleb vastuseks 6, seega esimene punkt asub 0 ja 6. Kui panna 4, tuleb vastuseks -10, seega teine punkt asub 4 ja -10. Meil on olemas 2 punkti ning saame kasutada 2 punktiga sirge võrrandi leidmise valemit. Paneme arvud valemisse ning teeme ristkorrutise. Eraldades y saame selleks -4x pluss 6. Teine punkt. Sirgel S on funktsiooni fx graafikuga veel üks ühine punkt B. Leidke punkti B koordinaadid. Sirgel ja funktsioonil on veel üks ühine punkt, seega peame panema need üksteisega võrduma, et leida see. Viies kõik vasakule poole, saame sulgud ette võtta x-i. Teame juba, et 1x on 0, aga leiame ka selle ruutvõrrandi x-id. Peete teoreemi kasutades saame nendeks 2 ja 4. 2 on meil uueks x kohaks, seega paneme selle algfunktsiooni sisse ning saame y kohaks -2. Seega punkti B koordinaadid on 2 ja -2. Kolmas punkt. Näidake, et punkt B on funktsiooni fx graafiku käänupunkt. Selleks peame võtma topelttuletise funktsioonist ning paneme võrduma nulliga. Näha on, et x on 2, seega tõesti on see käänupunkt. Seega lõppvastus ülesandel on, et sirge S võrrand on y võrdumas -4x pluss 6. Punkti B koordinaadid on B, 2 ja -2 ning punkt B on funktsiooni käänupunkt. Ülesanne 9. Nelinurga ABCD külg AD on 6 cm, külg CD 10 cm ning küljed AB ja BC on võrdsed. Selle nelinurga sisenurk BCD on 30 kraadi ja sisenurk ADC on 240 kraadi. Arvutage nelinurga ABCD külg AB ja pindala. Lõppvastused ümardage kümnendikeni. Lisame ka algandmed siia ning ka joonisele. Leiame järgmisena välisnurga ADC lahutades 360-st 240. Selleks saame 120 kraadi ning samuti lisame selle joonisele. Meil on olemas 2 külge ning nurk nende vahel ja sellega saab leida lõigu AC. Kasutades koosinusteoreemi ning võttes ruutjuure, saame selleks täpselt 14 cm. Järgmisena leiame nurga C juures, kasutades siinusteoreemi. Eraldame siinusnurga DCA ning lisades arvud valemisse ning võttes arkussiinuse, saame vastuseks ligikaudu 21,8 kraadi. Lisame selle ka joonisele. Kuna teame, et tekkinud kolmnurk on võrdhaarne, saame leida nurga B. Lahutame 120-st mõlemad nurgad ning saame vastuseks 76,4 kraadi. Nüüdseks on meil puudu vaja leida ainult AB külg, sest BC oleks sama pikk. Jällegi saame kasutada siinusteoreemi ning eraldame külje AB. Sisestades arvud saame vastuseks ligikaudu 11,3 cm. Et leida just selle nelinurga pindala, saame algselt leida terve kolmnurga pindala ning siis väiksema kolmnurga pindala, mis sinna tekkis. Seejärel lahutame üksteisest ning saamegi lõpliku vastuse. Seega kasutame sellist kolmnurga pindala valemit. Sisestades arvud valemisse, saame kolmnurga ABC pindalaks
62,1 ruutsentimeetrit ligikaudu. Leiame ADC pindala samamoodi ning saame selleks täpselt 15√3 ruutsentimeetrit. Lahutame väiksema suuremast ning saame lõplikuks vastuseks 36,1 ruutsentimeetrit. Seega lõppvastus on, et nelinurga ABCD külg AB on ligikaudu 11,3 sentimeetrit ja pindala on ligikaudu 36,3 ruutsentimeetrit. Ülesanne 10. Punkt 1. Lihtsustage selline avaldis. Et teha kergemaks meile, lihtsustame üks liigehaaval. Alustame esimesest murust. Siinus ruut alfa on sama, mis sulgudes siinus alfa ruudus ning siinus 2 alfa saame välja kirjutada kui 2 siinus alfa koos siinus alfa. Maha saame tõmmata siinus alfat siin. Liigume siinus 90 kraadi miinus alfa juurde. Lahutades 90 kraadist muutub alati siinus koossinuseks ja koossinus siinuseks. Seega alles jääb koossinus alfa. Ning viimane murd. 360 kraadi miinus alfa on sama, mis koossinus alfa. Viime kõik ühisele murrujoonele ning maha saab tõmmata koossinus alfat ja kahed. Alles jääb siinus alfa jagatud koossinus alfaga ehk tangents alfa. Teine punkt. Leidke funktsiooni fx võrdumas 2 siinus ruudus x miinus koossinus x miinus 2 0 kohad lõigul 0 ja 2 piini. Me peame viima kõik kas koossinusele või siinusele ning kergem oleks kirjutada siinus ruudus x kui 1 miinus koossinus ruudus x. Korrutame sulud lahti ning saame sulgud ette tuua koossinus x-i. Seega on meil 2 tehet nüüd. Esimene on, et koossinus x võrdub 0-ga. Kasutame koossinuse trigonomeetrilist põhipärandit. Kui n on 0, siis tehe tuleks selline. Ning kuna miinusega ei sobiks, jääb x-iks 90 kraadi. Ning kui n on 1, siis näeks tehe välja selline. Seekord ei sobiks plussiga 90, vaid peame kasutama miinusega. Ning saame 270 kraadi. Järgmisena jäi meil sulgu 2 koossinus x pluss 1 ehk koossinus x võrdumas miinus 0,5-ga. Siin teeme samuti, et kui n on 0, siis x-i tehe näeb selline välja. Miinusega 120 kraadi ei sobiks, seega jääb vastuseks 120 kraadi. Ning kui n on 1, siis x-i tehe on selline. Seekord peame kasutama miinusega ning saame 240 kraadi. Nullkohtade hulk on 90 kraadi, 120 kraadi, 240 kraadi ning 270 kraadi. Lõppvastus tervele ülesandel on, et lihtsustatud avaldis on tangents alfa. Funktsiooni nullkohad lõigul 0-2 piini on x võrdumas 90, 120, 240 ja 270 kraadiga. Ülesanne 11. Punktid A, 3 ja 0 ja B, 7 ja 4 on rööpkülliku ABC tipud ja selle rööpkülliku diagonaali AC kirjeldab vektor AC 2 ja 8. Punkt 1. Arvutage rööpkülliku tippude C ja D koordinaadid ning tehke joonis. Lisame joonisele arvud juurde, et oleks meil kergem navigeerida ning saame lisada punktid A ja B ning lõigu nende vahel, mis on ülesandes antud. Kuna meil on olemas punkt A ning vektor AC, saame vektorist eraldada punktid C. Selleks saame 5 ja 8. Lisame selle ka graafikusse. Kuna tegu on rööpküllikuga, teame, et vektorid BC ja AD on nii paralleelsed ehk lineaarsed kui ka võrdsed. Oletame, et punkt D on X ja Y. Leiame algselt vektori BC, kasutades selle valemit ning saame vastuseks -2 ja 4. Vektor AD jääb meil selliseks, sest X ja Y on tundmatud. Kuna teame, et mõlemad vektorid on võrdsed, saame need võrdsustada. Ning eraldades mõlemalt poolt X ja Y, saame, et punkt D asub 1 ja 4. Lisame ka joonisele punktid ning tekib meile rööpküllik. Teine punkt. Rööpküllikust ABCD lõigatakse välja võimalikult suur ring. Arvutage selle ringi täpne raadius. Leiame algselt vektori AC sirge sama valemiga, mis ennem kasutasime.
Eraldades Y saame, et see on 4x miinus 12. Leiame samuti ka teise vektori PD võrrandi ning eraldades Y saame selleks 4. Et leida vektorite lõikamispunkt, paneme need võrduma üksteisega. X-iks saame 4 ning pannes X-i väärtuse ühte sirge võrrandisse, saame ka 4. Seega lõikepunkt asub 4 ja 4. Isegi kui saate jooniselt lugeda maha punkti, peate sellegipoolest näitama lahenduskäiku. Jooniselt saate kontrollida, et leidsite õige koha. Järgmisena on jooniselt näha, et vektorid OE ja AB on risti. Leiame vektori AB sirge võrrandi ning eraldades Y saame selleks X miinus 3. Eraldame siit ka tõusu, mis on 1. Risti olevate tõusude korrutis on miinus 1 ning eraldades vektori OE tõusu saame selleks miinus 1. Kasutame nüüd punkti O koordinaate ja tõusu, et leida sirge võrrand. Eraldame Y ning saame selleks miinus X pluss 8. Kuna punkt E asub mõlemal sirgel, paneme need võrduma üksteisega. Eraldades X-i saame selleks 5,5. Sisestame 5,5 ühte sirgesse ning saame, et Y on 2,5. Seega punkt E koordinaadid on 5,5 ja 2,5. Järgmisena on vaja leida ainult veel vektori OE ehk raadiuse pikkus. Kasutades valemit saame selleks täpselt ruutjuur 4,5 ühikut. Seega lõppvastus on, et tipu C koordinaat on 5 ja 8 ning tipu D koordinaat on 1 ja 4. Ringi täpne raadius on ruutjuur 4,5 ühikut. Ülesanne 12. Püramiidi EABCD põhi on ruut ABCD. Püramiidi külgserv DE on ka püramiidi kõrgus. Püramiidi külgtahu ADE pindala on 18 ruutjuur 3 ruutsentimeetrit ja külgserv AE moodustab põhitahuga nurga 60 kraadi. Arvutage külgserva BE täpne pikkus ning selle külgserva ja põhitahu vaheline nurk. Lisame antud andmed siia ka. Kuna meil on külgtahu ADE ehk kolmnurga pindala, saame selle valemist eraldada aluse. Pindala tuleb korrutada 2-ga. Järgmisena saame kasutada tangentsi seost, et vastaskaatet ehk kõrgus jagatud alusega, mille eraldasime pindala valemist. Viime kõrguse lugejasse ning eraldame kõrguse ruudus. Edasi võtame terve rea ruutjuurega ning saame kõrguseks täpselt 6 ruutjuur 3 sentimeetrit. Lisame kõrguse aluse valemisse ning saame selleks täpselt 6 sentimeetrit. Lisame ka leitud väärtused joonisele. Järgmisena lisame joonisele diagonaali ning ruudu diagonaali valem on alus korda ruutjuur 2. Seega täpne väärtus diagonaalile olekski 6 ruutjuur 2 sentimeetrit. Kuna meil on kõrgus ja diagonaal, saame kasutada Pythagorast, et leida lõigu BE. Vastuseks saame 6 ruutjuur 5 sentimeetrit. Ülesandes küsiti ka nurka, külgserva ja põhitahu vahel. Saad ise valida, aga mina kasutaksin siin tangentsi seost ning võttes arkust tangentsi saame vastuseks umbes 50,8 kraadi. Seega lõppvastus on, et külgserva BE täpne pikkus on 6 ruutjuur 5 sentimeetrit ning selle külgserva ja põhitahu vaheline nurk on 50,8 kraadi. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti likeige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!